kui leiad selle lugemise täna siit, siis järelikult oli see sinule. Tõmbasin siit kaardipakist välja juba ühe kaardi sisendustega siis iseendale ja loen seda siit sulle ette. Hea inimene. Selle kaardi tähendus on edenemine. Iga päev, kui märkan taas kõiksuse sügavust iseendas, ma liigun teel hingesoppidesse lähemale. Tundmaks end veel paremini, täna ma respekteerin oma vajadusi, jälgin, mis toimub mu sees ja teen kõik selleks, et hoida optimistlikku käitumist ja meelt. Mul on usk enese sisemistesse tugevustesse ja võimekusse. Ma kasvan ja arenen iga päev. Täna sisendan ma endale need meeldivad energiad. Et jaa, selline kaart siis siia alustuseks, lugemise alustuseks. Mõtlesin, et teen täna veel ühe lugemise, sest eilne lugemine jäi kuidagi lühikeseks ja tunne oli, et teeks veel ühe. Ja vaatame kõigepealt siis, tõmban 2 teekonnakaarti ja vaatame, mis siit kõnetada soovib. Nii, mida vajaks kollektiivsel tasandil teada? Mida vajaksid teada? Kuula või kuulamine. Ja teine kaart on maagiline striim. Okei, näed siis, vaatame edasi. Mis on aga öelda siit tarokaardidel. Ma püüan seda pilti rohkem kokku võtta siis, kui enamus kaart on välja laotud, siis on võib-olla seda siit selgem väljendada. Okei, mida vajaks kollektiivsel tasandil teada? See, kes leiab selle sõnumi. Okei, sauade 9. Karikate 4. Saatanakaart. Saatanakaart ei pea alati olema halb kaart, et mis kui tuleb, et see lihtsalt võib-olla natuke tasakaalustab näiteks mingis heas sõnumis lihtsalt seda mingit külge. Et aga vaatame, mis siit edasi tuleb. Nii, tagurpidi mees. Müntide 8. Okei, ja sauade 3. Et ja siit on kohe näha, et mõttes võib mõlkuda mingisugune materiaalne temaatika, mille osas sa võib-olla oled olnud justkui sellises kinnises seisus ja pole saanud nagu edasi liikuda. On olnud liiga palju valikuid, mis on võib-olla olnud segavad faktorid. Ja nagu siit näha, siis
Esimesel kaardil tuli kuulamine, et muusika kuulamine. Siit on need noodid ka ja selline hästi tugev kaart, roheline, ka südamekeskusega seonduv, et võib-olla kui sul on mingit laadi selline teema, mis on teinud, ma ei tea, liiga mingites eluvaldkondades, et siis aitab muusika kuulamine, et ja nagu võib-olla isegi kõrvaklappidega lihtsalt supledki sinna sellesse maailma lihtsalt, et kuulad muusikat ja püüad nagu siis leida selles rahunemist. Ja see võib siis sind tervendada. Ja, et võib-olla, kuna siin eile oli ka mainitud selline nagu meditatiivne nagu olemine ja sisekaemuslikkus, siis ma näen, et ka siin on see täiesti olemas. Järjekordselt siis kinnitab seda selle kasulikkust, et korraks tõmbudagi võib-olla iseendasse nagu rohkem ja tegeleda enda sisemaailmaga, et ei jõudnudki eile lisada, et võib-olla siis mõnele on selline, jah, just võibki aidata nagu muusika kuulamine on ja lihtsalt lähedki pikali ja kuuladki lihtsalt muusikat ja kuulad neid erinevaid sügavaid nüansse selles. Aga mõnele sobib just selline nagu liikuvam midagi, näiteks kas siis jooga või tants või midagi sellist, mis oleks nagu sinule just meelepärasem. Ja ka meditatsioon, et kui sellega veel kokku puutunud ei ole, et siis sellest on näiteks YouTube'is on väga palju erinevaid õpetlikke videosid, kuidas siis mediteerida ja kontakti iseendaga leida. Aga jaa, et siin see müntide 8 viitab sellele, et sul on midagi mõttes, mis võiks siis materiaalselt sind edasi viia ja mis iganes sul siis mõte sul on, see idee on sul tegelikult väga asjalik, et kannab vilja ja toob edu, tõstab sind üles sellest emotsionaalsest, ma ei tea, uppumisseisust võib-olla, et ja laseb sul nagu särada uuesti ja tunda ennast võidukana, et mingi olukord, mis on siis võib-olla muserdanud, et toob sellest välja. Ja et tulla välja sellest sellisest meelehärmist, et võimalused tulevad sinuni, et siin näitab ka, et nagu võimalused tahavad tulla sinuni, aga sa lihtsalt nagu paned käed risti võib-olla ja lihtsalt ei lase nendel sinuni nagu täiel rinnal avaldada. Aga et siin jah, see, et tulla sellest välja ja vaadata hoopis neid suundasid, mis on sinule avali praegusel hetkel. Aga vaatame, mis on siit inglikaardidelt lisada, et kas on ka siit mingisugune sõnum, segan siit korraks ja vaatame kollektiivsel tasandil. Okei, ja lendas välja selline kaart, õpetamine ja õppimine. Hoida siis avatud meelt ja õppida uusi ideesid ja siis seda õpetada ka teistele. Et sinus võib olla siis selline õpetaja geen või siis selline, võib-olla isegi nagu selline energiamajakas või selline nagu tõemajakas, et siin on näha, kuidas tal see tõrvik käes leegitseb, et ja siis see energia kiirgab ja see raamat, mis tal käes on, et sa võid jagada inimestele sellist hästi tarka informatsiooni ja teadmisi ja seda nagu sellise energialainena lausa, et see jõuab inimesteni ja nende meeltesse, et sul võib olla selline jah, nagu endalgi hästi hingelik aura. Ja vaatame, mis on siin lisada emotsionaalsel tasandil, suhteteemadel. Kas on midagi, mis vajaks tähelepanu
nii, ja segan. Siis enda nii, enda hingekaaslase kutsung, sinu siis afirmatsioonid, palved ja visualiseerimine aitavad tuua kokku sind inimesega, kes on sulle loodud. Ja kui sa juba oled kellegagi koos, siis selline nagu ühised tegevused ja ühiselt millegi loomine aitaks siis tugevdada sul selle inimesega seda sidet, mis teil juba praegu on. Ja, aga vaatame, kas on lisada siit nendelt väikestelt kaartidelt ka midagi juurde selle suhteteemaga seoses. Nii, lightning, see nagu äike või välk, mingisugune kiire muudatus, šokeerivad uudised, üllatus ja transformatsioon, et jaa, suhete teemal midagi siis edeneb või muutub siis kas paremaks või siis on see märk sellest, et praegu on siis hästi võimendatud selline palvete ja afirmatsioonide visualiseerimise võime, et kui sa siis siin näiteks mis iganes teemal iseendaga tegeled, et siis sa võid lihtsalt tunnetada enda südamekeskust ja südameportaali ja lihtsalt tunda seal seda armastuse tunnet ja jah, et keskendudes siis iseendale ja enda projektidele, siis lihtsalt nagu hoia nagu sellist lihtsalt nagu head läbisaamist iseendaga selleks, et üleüldse saaks nagu kui sa pole kellegagi koos, siis saaks midagi üleüldse manifesteerida sinu ellu, aga kui sa juba oled kellegagi koos, et siis ole lihtsalt tänulik, et sul on inimene kõrval ja see võib muutuda paremaks, kui püüad hoida optimistlikku meelt ja nagu sellist sõbralikku läbisaamist ja et isegi kui töö või miski hoiab teid nagu eemal üksteisest, siis lihtsalt mõelda häid mõtteid üksteisest. Ja vaatame, kas on siit midagi väikeste hallide kaartide poolt lisada, midagi siis käitumise osas veelgi. Mida võiksid siis rohkem tähele panna. Näed siis loomingulisus, et loomingulisus aitab sind igati kõikides nendes asjades siis kaasa, et ole loominguline, ole julge väljendamaks enda sisemaailma. See tõstatab sind siis üles ja aitab energiat voogu lahtisena hoida. Vaatame, kas on veel midagi, mis on lisada. Usaldus. No siin on juba kõik öeldud, et see usaldus loob siis sideme, et kõik, mida sa soovid enda ellu siis luua, aitab tugevdada energiat selleks ja lihtsus. Et jaa, ole lihtsalt sina ise, ole autentne ja jah, loomulikult jah, et ole nendes optimistlikes energiates siis, mis sind aitavad sellel teekonnal toeta. Aga aitäh sulle, et olid jälle siin kuulamas ja järgmise korrani!